Mis on teades Tartu rahu? See, kui see leping kirjutati kommunistliku Venemaaga, et Tartu ja Eesti saaks vabaks. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Minu arvates on see, et kõik nagu inimesed on rahulikud, ei ütle teiste halvasti, on nagu sellist nagu, kus öeldagi nagu tsiviliseeritud või nagu, et jah, targad ja. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? See on siis peale sõda möödumist, et siis ei olnud enam Tartus ei mingit sõdu minu arvates, et siis oli kõik tipp-topp. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Ma arvaksin siis, kui keegi ei ole vägivaldne üksteise vastu ja üritatakse nagu lahkust välja näidata. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Tartu rahuleping. Täpsemalt? Tartu ja Venemaa mingi rahuleping. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Natukene tõsisemalt. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Tartu rahu oleks see, kui keegi prügi maha ei viskaks. Olgu aitäh. Mis on teie arvates Tartu rahu? See, et siin ei ole sõda ja siin on rahulik. Olgu aitäh teile. Mis on teie jaoks Tartu rahu? See on asi, kus tehti Tartu rahuleping Venemaa vahel ja Tartu, ma arvan. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? No Tartu rahu on minu arvates selline asi, mis siis sõlmiti Eesti riigi ja Nõukogude Liidu vahel mingil aastal, ma ei mäleta aastaarvu täpselt, aga siis tähendas seda, et Venemaa põhimõtteliselt ei tungi Eestile kallale, äkki midagi sellist minu arust. Olgu aitäh. Mis on teie arvates Tartu rahu? Minu arust on Tartu rahu see, kui nagu inimesed on, ma ei oska seletada, no inimesed on sellised sõbralikud ja hoolivad. Ja ma ei tea. Olgu aitäh. Mis on teie arvates Tartu rahu? Et ma elus oleks. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? See on, minu arvates on see nagu, et Tartus on kõik tollel päeval siis nagu hästi, et kõik on rahulikud ja nagu kõik on korras. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Kui keegi ei ole vägivaldne üksteise vastu, näidatakse välja headust ja lahkust. Olgu aitäh. Mis on teie arvates Tartu rahu? Leping. Mis leping, kas te oskate öelda? Nagu rahuleping, et sõda ei tuleks. Olgu aitäh teile. Mis on teie arvates Tartu rahu? Ma ei tea. No aga mida te arvate? Ega ei arva midagi. Ei, no jah siis. Selles videos kuulsime väga palju mõtteid ja arvamusi, mis see rahuleping võiks olla. Ja praegu õpetaja Inga Tom räägib meile, mis asi see täpselt on. Tere, rääkige meile siis täpselt, mis asi see on. Tartu rahuleping, nagu kõik rahulepingud, on esiteks leping, mis lõpetas sõja. Antud juhul lõpetas ta siis vabadussõja. Ja teiseks Tartu rahulepingul on ka mitmeid muid nagu tähendusi Eesti jaoks. Et kuna Tartu rahulepinguga allakirjutamisele näiteks sai siis Nõukogude Venemaast esimene riik, mis üldse iseseisvat Eestit tunnustas. Näiteks Eesti Vabariik, mis oli juba välja kuulutatud, oli käinud otsimas tunnustust ka seal esimest maailmasõda lõpetanud rahukonverentsil, aga sealt seda ei leitud. Nii et tegelikult selles mõttes on sellel mitmeid tähtsusi. Ja tegelikult näiteks Lennart Meri on öelnud koguni niimoodi, et Tartu rahuleping on Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Nii et on selles mõttes Eesti riigi üks selliseid tähtsamaid dokumente ja lepinguid, mis saab nüüd 2. veebruaril 2020 siis 100 aastat vanaks. Olgu suur aitäh teile!